Meie tänane vestluse teema on teadlik unenägemine. Ja miks me sellest räägime? See teema tuli välja meie eelmise laivi käigus. Ja kuna ma mainisin seal teatud tehnikaid, siis kuulajad tundsid huvi ja tellisid nii-öelda siis selle teema meie uueks vestluseks. Eelmine vestlus toimus meil detsembris. Ja ka selle vestluse käigus ma palun teil jätta kommentaare ja kirjutada, esitada küsimusi ning aktiivselt osa võtta sellest vestlusest, et siis sellest lähtuvalt me saame planeerida ka edaspidiseid laive ja valida sinna sobivaid teemasid. Et teie nii-öelda tellite ja loote selle sisu. Minu asi on seda siin kureerida ja võib-olla jagada enda kogemust. Ja ka täna ma peamiselt räägin enda kogemustest ja nendest taipamistest ja õpetustest, mis ma olen antud teema kohta saanud. Ma ei ole selle ala mingisugune spetsialist või õpetaja, aga mul on olnud teatud kogemusi sellega. Ma ise rohkem teen tööd coachina ja me tegeleme suhete ja peamiselt siis suhtega iseendaga. Selline teema nagu enesearmastus on võib-olla selline võtmesõna, mida ma õpetan ja milles ma aitan inimesi edasi. Aga kuna tuli selline huvitav ja integreeriv teema nagu teadlik unenägemine, siis me otsustasime rääkida sellest pikemalt. Võib-olla alustame sellest, et mis on üldse uni ja milleks seda vaja on. Kirjutage siia chatti või jätke kommentaar, mille jaoks teie arvates on üldse uni vajalik, kus me sellel ajal ära käime ja kui palju me üldse unes aega veedame. Sest kui sa hakkad neid tunde kokku lugema, kui palju sa ööpäevas magad ja korrutad selle oma elupäevadega, saad sa võrdlemisi suure mahu oma elatud ajast, kui sa veedad unefaasis. Ja minu ettepanek või minu soovitus sulle on leida viise, kuidas seda aega võimalikult kasulikult ära kasutada. Mitte lihtsalt olla välja lülitatud ja lasta alateadvusel ennast kanda, vaid võtta ka rohkem osa teadlikust unenägemisest või unest üldse. Ja sealt tulebki see termin nagu teadlik unenägemine. Et mis see siis on ja kuidas see käib, sellest me täna peamiselt räägimegi. Et selle tänase webinari käigus ma toon mõningaid elunäiteid enda kogemusest. Ma räägin mõningatest õpetajatest, keda mina olen uurinud, kes räägivad teadlikust unenägemisest. Ja ma toon siia ka lõpupoole mõned tehnikad, kuidas saavutada teadlik unenägemine, kuidas seda ära kasutada ja mida kõike on võimalik sellega ette võtta. Lisaks ma pakun kõigile osalejatele selle webinari lõpus ühte väga põnevat rännakut. See on selline juhitud meditatsioon, mis on tehtud minu poolt paar aastat tagasi ja mis viib sind siis sellisele rännakule oma paralleelreaalsustesse ja aitab sul sealt alla laadida kasulikke oskusi ja teadmisi. Ja seda tehnikat ma jagan teiega siin päris seminari lõpus, nii et pidage vastu ja olge minuga selle rännaku lõpuni kaasas, siis ma kõigile osalejatele jagan siin sellist põnevat meditatsiooni.
täna just kuulasin ühte meest, tema nii-öelda intervjuud või podcasti. Mees, kes siis on 4 aastat olnud ilma toidu, ilma veeta ja ilma uneta. Et ta ei maga, ei söö ega joo juba 4 aastat. See võib tunduda täiesti ebareaalne või ebaloogiline paljude jaoks, aga selliseid inimesi on. Ja tema kirjeldas, et tema seisund on umbes selline praegu, et ta viibib korraga 6 paralleelreaalsuses. Et ta on siin, kus on tema see antud keha ja siis ta samal ajal rändab teistes reaalsustes. Ja kvantfüüsika õpetab neid erinevaid viise ja tõestab paralleelreaalsuste olemasolu. Ning see minu meditatsioon, mida ma pakun, annabki sinule võimaluse alla laadida sealt paralleelreaalsusest omale vajalikke oskusi ja teadmisi. Aga Erko on ka meiega. Tere, Erko! Et nüüd võib-olla sa oled juba kokku lugenud hinnanguliselt, kui palju sa siis oma elu jooksul aega veedad unestaadiumis, kui palju sa magad. Te võite siia panna meile võib-olla mõne numbri, kellel on see peas või kes juba tegi matemaatika ära, et mitu ööpäeva või mitu aastat me veedame tegelikult unefaasis. Ja kui sa mõtled, et see kogu see veedetud aeg ei ole kaasatud sinu teadlikkus sellest, siis seda võib nimetada raisatud ajaks. Aga milleks siis on und vaja? Kas meie aju puhkab une ajal? Sest meie meel ju rändab ringi. Võib-olla me ei ole sellest teadlikud, aga kõik need sündmused, mis meie kujutluses öösel toimuvad, need on sellised, et hommikul ärkad üles ja igimull on otsa ees, nii kui oleks öö otsa tööd teinud. Vahel on ka selline tunne. Ehk et päris puhkamiseks seda võib-olla nimetada ei saa. Mis see siis on, mida me unes teeme? Kus meie meel käib? Kas need on illusioonid? Kas need on meie alateadvuse projektsioonid? Kas need on paralleelreaalsused? Mis sina arvad? Võid oma arvamust avaldada siin kommentaarides. Ja milleks me magame üldse? Tuleb välja, et mõni mees veedab oma elu nii, et ei maga üldse. Aga see on juba selline teine pilotaaž, mida ma igal ühel ei soovita kodus järele proovida. Ma olen palju uurinud selle teadliku une nägemise kohta just Vene allikatest, kus erinevad õpetajad on jaganud oma tehnikaid ja kogemusi ja sealt mitmed on öelnud, et unenägudes me käimegi paralleelreaalsustes. Me käime võimaluste ruumis, kus me vaatleme meie elu võimalusi, mis ei teostu selles antud reaalsuses. Ehk et me vaatleme seal paralleelselt võimalikke stsenaariume, mis meie elus võiksid juhtuda. Ja vahel mõned neist lähevad ka täide. Mõned jälle on selleks liiga abstraktsed või ebaloogilised. Ja see loogikamäng seal taga on tingitud alateadvusest, sest alateadvus suhtleb meiega sümbolite keeles ja need asjad, mida me võib-olla loogiliselt vaatleme kui veidrad, on alateadvuse viis näidata meile võib-olla teatud mingisuguseid omadusi või kvaliteete, et kui sa tahad näiteks üks hea nipp, mida ma olen kasutanud teadlikus une nägemises, et kui ma tahan saada vastust mingisugusele olulisele küsimusele, siis ma
otsin üles unes mõne niisuguse vanema mehe, kellel on kogemust ja ma näen tema näost, et ta on elu näinud, et tundub selline tark inimene, et temaga suheldes ma saan sügavamaid tarkusi kätte ka enda alateadvusest. Me võime ka oma teadvust vaadelda, kui me liigitame oma teadvuse 3 erinevaks nii-öelda osakonnaks. On tavateadvus, on alateadvus ja on üliteadvus. Ja kõige lihtsam võib-olla on seda kujustada kui maja. Sinu tavateadvus on sinu elutuba, sinu alateadvus on sinu kelder ja sinu üliteadvus on siis pööning, kus on ka katuseakned, et sa näed sellist kaugele tähti ja kuud ja teisi planeete. Ergo Art on välja arvutanud, et me veedame unes umbes 56 tundi nädalas. See on siis pikem aeg kui meie harilik tööpäev, ütleme tööaeg nädalas. Ja kuus see teeb 240 tundi ehk 10 ööpäeva. Kujuta ette, milline potentsiaal peitub tegelikult sinu unefaasis, kui sa magad. Ja alateadvus suhtleb meiega sümbolite keeles, ütleb Ergo. Just nimelt. Ja mõnes mõttes see unenäo, ütleme, kujutluspilt ongi loodud meie teadvuse, üliteadvuse, alateadvuse ja teadvuse, tavateadvuse poolt üheskoos. Üliteadvus annab meile infot, mis on väljaspool aega ja ruumi. Ta võib anda meile sõnumeid tulevikust, minevikust. Alateadvus annab nii-öelda kelderkorruselt tulevad sügavad meie uskumused, mis on meie sees, meie hirmud, meie programmid, mis on talletatud meie sisse ning tavateadvus käsitleb peamiselt neid päeva jooksul juhtunud sündmusi ja toob neid elemente sinna sisse. Näiteks kui teil on olnud mingisugune intensiivne päevasündmus, siis see kajastub teil ka unenäos või mingisugune protsess jäi pooleli, siis tavateadvus lükkab selle töötluseks teie unne sisse. Ja paljud uurijad ütlevadki, et unenäo protsess on justkui see päevasündmuste analüüsimise ja lahterdamise protsess, mis toimub siis pärast, kus tehakse mingisuguseid järeldusi päeva jooksul toimunud sündmustest, lahterdatakse nad erinevatesse mäluosakondadesse, mis läheb alla keldrisse, alateadvusse, mis jääb tavateadvuse riiuli peale, et niimoodi see süsteem erinevate teadvuste vahel toimib. Aga ma hakkasin rääkima sellest, et samamoodi unes me käime nende võimaluste ruumis, kus me näeme ka sündmusi, mis ei juhtunud või mis jäid juhtumata või mingil põhjusel ei saagi juhtuma. Aga me näeme neid paralleelseid liine, mis nii-öelda käivad meie eluteekonna kõrvalt mööda. Ja kuni sellemaani välja, et üks teadlik une nägemise õpetaja Venemaalt, tema hoiatas selle eest, et tal on vahel juhtunud niimoodi, et ta on läinud selle teadliku une nägemisega nii kaugele paralleelreaalsustesse, et ta on ka ärganud nii-öelda teises reaalsuses. Ja kõik nagu tundub tavaline, aga korraga läheb koju, vaatab, et koduuks on teist värvi. Läheb tuppa sisse, ema ei tunne teda ära. Või mingid sõber tänava peal, pole kunagi näinud. Mingid sellised väikesed kiiksud olid tal see, siis ta oli hirmul, kuidas tagasi saada oma kehasse. Ja siis läbi selle teadliku une ta läks tagasi magama, tal õnnestus sellest välja saada. Ja ka minul on olnud näiteks meestega selliseid
olukordasid, kui me näiteks teeme surmalaagrit, ma korraldan surmalaagrit Eestis ja seal me teeme ülailmarännakuid. Ja no mõni mees on ikka lennanud nii kaugele paralleelreaalsustesse välja me teeme sellist šamaanirännakut, mis sarnaneb unele, aga su teadvus, see on samamoodi teadlik une nägemine, su teadvus jääb hästi teravaks ja siis me lähme nii-öelda astraalrännakule. Ja üks minu osalejatest läks sellele astraalrännakule ja siis ta nagu pakkis ennast hästi kaugele, mõtles, et ta läheb hästi kaugele selle rännakuga, pani endale, kujutas ette, kuidas ta paneb mulle skafandri pähe ja teeb sellise kosmonaudi kostüümis, põrutas minema. Ja ta lendas sellisesse paralleelreaalsusesse, kus näiteks oli teine ajaarvestus. Tema jaoks kõik seal liikus aegluubis. Ta vaatles seal inimesi, mingi laste mänguväljak, ja need kiigud käivad üliaeglaselt niimoodi, et tema oli palju kiiremas ajasageduses kui too reaalsus. Siis ta põrutas veel kaugemale, jõudis sellisesse kohta, kus olid ainult kriipsud ja mingid kuubid ja mingid geomeetria, mis liikus niimoodi sellises, ehk et ta läks päris algvormideni välja, reaalsuse algvormideni välja oma rännakuga. Siis kukkus järgmine hetk oma vanaisa, vanaema magamistuppa diivani peale, oli selles reaalsuses tagasi ja järgmine hetk rännaku lõpus tuli sinna ruumi, kus me olime. Et sellised rännakud on võimalikud ka täiesti teadvel olles. Ja need on päris tõetruud kogemused, kus sa nagu reaalselt koged, et sa oled seal. Et see ei ole lihtsalt ettekujutus, mida paljud võib-olla arvavad. Et see on põnev maailm, mida ka tänapäeva teadvus tunnistab, kvantfüüsika peamiselt siis tegeleb nende küsimustega ja neil on väga selged argumendid ja tõendid selle kohta, et see töötab. Ja, aga võib-olla räägime natukene sellest, kuidas üldse saada teadliku une nägemise faasi. Mis see üldse tähendab? Kuidas see välja näeb? Tavaliselt, kui sa magad, siis sa ei ole sellest unenäost teadlik. Sa näed neid asju ja koged, võtad kõike vastu sellisena, nagu see on ja usud kõike. Kuna meie moraali ja analüüsi meel on välja lülitatud, siis meiega juhtub seal erinevaid asju ja me oleme kõigega üsna nõus ja nagu ei vaidlusta midagi. Tuli üks oluline mõte, millest ma tahan teile veel rääkida. Kohe räägime ka sellest. Ja nüüd tavaliselt see teadvus tuleb tagasi alles siis, kui uni on lõppenud. Ja siis sa tagantjärele mõtled, issand jumal, kuidas ma võisin niisugust asju üldse mõelda või kuidas ma võisin uskuda näiteks, et see asi on päriselt võimalik. Nüüd, teadlik une nägemine algab siis, kui sa ärkad üles ennem, kui su unenägu läbi saab. Ehk et sa korraga keset und saad aru, et sa magad. Ja sel hetkel toimub unesisene äratus. Korraga sa saad aru, oot, see on uni, ma tegelikult magan praegu, see ei ole päris. Kui sinul toimub selline taipamine, algab teadlik une nägemine. Sellest hetkest peale sa võid liikuda, kuhu sa soovid, sa võid lennata, ujuda, hingata vee all, põrutada kosmosesse, käia kellelgi külas, teha mis iganes sulle pähe tuleb ja muuta stsenaariumi täiesti radikaalselt ja hetkega. Et need sündmused hakkavad toimuma hetkega. Ja see on selles suhtes väga kasulik faas, et nüüd,
kui sa oled teadlikus unenäos, saad sa neid sündmusi juhtida, saad teha igasuguseid lollusi ilma endale liiga tegemata, ilma kedagi kahjustamata. Ja kui sa oled selles juba päris osav, saad sa käia korduvalt, näiteks ma tean inimesi, kes on käinud seal mingisugustel treeningutel, kes käis seal, üks õpetajatest käis ise Shaolini munkade juures, iga kord, kui ta unes üles ärkas, tema läks sinna, harjutas kung fuud seal või leviteerimist või saltode hüppamise võimet ja selliseid, näiteks võidki õppida saltosid ja harjutada seal nii kaua, kuni see motoorika on sul kehas selge ja tuleb sul see oskus üle ka oma tavareaalsusesse. Sa võid seda siin järele teha. Aga nüüd selleks, et unes ärgata, võib-olla see ongi kõige suurem trikk, mida sa pead suutma teha, on see ärkamishetk. Ja selleks on erinevaid tehnikaid, kuidas viia ennast sellesse, et sa ärkad. Näiteks teatud mingisugused korduvad sündmused, kui sul on unes näiteks tihtipeale sa teed mingeid sarnaseid asju, ma ei tea, kas käid vetsus või haigutad või kohtad kogu aeg ühte sama inimest. Püüa endale meelde tuletada, et sa magad. Aga unes see meelde tuletamine on keeruline. Seetõttu on kasulik harjutada endale sisse harjumused päevasel ajal, et need harjumused saaksid nii tugevaks, et sa tood need unenäkku kaasa. Näiteks mul on selline harjutus, nagu ma kasutan kehapendlit. Nendele meestele, kes on käinud minu koolitustel, parim armastaja või puhta naudingu meister, ma olen õpetanud kehapendli kasutamist, kuidas sa saad suhelda oma kehaga. Ja ma olen korduvalt märganud, et ma kasutan seda ka unes. Kuna see harjumus on mul nii tugevalt sees tavapäevas, siis ma kasutan seda ka unes ja siis mul on võimalik seda endale meelde tuletada. Mina soovitan, ja mitte ainult mina, vaid ka teised õpetajad, soovitavad tuua sisse selliseid harjutusi, teadval oleku harjutusi. Näiteks läbi päeva mitu korda küsid endalt, kas ma magan? Vaatad enda ümber, katsud keskkonda, katsud lauda, tooli, tunnetad pinda, vaatad, et see näiteks sul käsi kuskilt seinast läbi ei vaju, et seinad on tugevad, proovid näiteks lüliteid sisse välja, kas tuli läheb põlema, tavaliselt unes lülitid ei tööta. Ja vaatad, kas kõik on loogiline, kas kõik on normaalne. Ning sellega harjutad endale sisse olema kriitiline oma reaalsuse suhtes. Ja nüüd, kui sa harjutad selle endale kombe sisse, siis mis toimub? Unes tekib sul samasugune harjumus. Sa vahepeal kontrollid, kas see on päris või on see uni. Ja sel hetkel sa võidki avastada, et korraga sa oled unenäos, kui sa seda kontrolli teed. Ja siis sel hetkel sa saad ärgata. Sul tuleb taipamine, et see on uni. Veel on selliseid viise, mul on näiteks tehtud selline tatoveering. Näete, kuhu peale on kirjutatud uni. Ja see aitab mul samamoodi olla teadlik sellest, kas ma olen päevases teadvuses või uneteadvuses. Kui ma unes vaatan seda kohta, siis seal on tavaliselt mingisugune teine pilt, mingisugune hieroglüüf või mingisugune muster mu käe peal, siis ma saan aru, see peab olema uni, sest et seda kirja siin koha peal ei ole. Siis ma olen veel kasutanud sellist tehnikat, et mul on olnud kell, mis teeb iga täistund piiksu. Tänapäeval selliseid, kuigi kellad on läinud väga targaks,
siis sellist lihtsat funktsiooni kelladel tavaliselt ei ole. Et kell annaks märku iga täistund ühe piiksuga. Nüüd, kui see kell annab märku, iga kord ma vaatan ringi, kas ma olen unes, kas see on päris. Ja ööseks ma võtan selle kella ja jätan omale käe peale. Et kui ma läbi une kuulen neid piikse, siis ma saan samamoodi tuletada endale meelde, et kontrollida, kas see keskkond minu ümber on päris või ma olen unes. Tehnikatest veel, mis on väga kasulik ja pikaajaline selline protsess, on kirjapanemine, unenägude üles kirjutamine. Kui sa soovid tegeleda teadliku unenägemisega või kui sa soovid õppida rohkem enda alateadvuse kohta, siis hakka üles kirjutama oma unenägusid. Ja hea, kui sul on see märkmik kohe niimoodi voodi juures, ennem kui sa midagi tegema hakkad, hommikul ärkad üles, esimese asjana kirjutad üles. Kõigepealt sa ei vaheta üldse asendit, jääd samasse asendisse paigale, ei tee silmi ka lahti, keerid tagasi, mis just toimus, lähed niimoodi tagantpoolt ettepoole või eestpoolt tahapoole ja vaatad selle unenäo üle, tuletad meelde need sündmused ja paned kirja. Ja see kirjapanek on nagu nende unenägude teadvuse ületoomine tavateadvusse. See on väga huvitav protsess, kus ma soovitan veel need päeva keskpaigal kusagil üle lugeda oma unenäo, mis sa öösel nägid, sest et nii kui meie aju läheb üle teisele lainesagedusele, tuleb sellest alfast ja beetast välja ja hakkab toimetama selles teeta sagedusel, mis on tavamõistuse sagedus, siis need unenäod ei ole enam meeles. Aga nüüd, kui sa loed need endale uuesti ette, sa lood nagu silla nende kahe teadvuse vahel. Sa lood oma unefaasi ja tavateadvuse vahele sellise ühenduse. Ja tuletades neid meelde, sa nagu vaatled oma elu kahest erinevast aspektist. Ja see on väga kasulik praktika. Lisaks need kirja pandud unenäod, ma mäletan, kui ma kunagi aktiivselt tegelesin selle teadliku unenägemisega, siis meil oli isegi blogi, mida me mitmekesi pidasime, kui me panime iga hommiku oma unenäod kirja. Ja siis seal oli huvitav vaadata enda ja teiste unenägusid. Ja nüüd hiljuti ma just sirvisin, see oli mingisugune üle 10 aasta tagasi tehtud blogi, mingi hetk me lõpetasime selle täitmise, siis ma avastasin, et ma olin seal kohtunud näiteks, ma just lugesin hiljuti, et ma olin 10 aastat tagasi seal kohtunud Urmas Sõõrumaaga ja me arutasime mingisugust tennise, et ta pakkus mulle mingi tennisetrenni ja tol ajal ma Urmast ei tundnud. Nüüd me aastaid hiljem, kui me oleme Urmasega sõbraks saanud, ei olnud mul see uni enam meeles. Aga pärast, kui ma vaatasin neid eelnevaid unenägusid, siis ma sain aimu sellest, et ma unes juba nägin neid sündmusi ette, mis minu elus toimuma hakkasid. Lisaks ma olen nende teadlike unenägude või üldse unenägude fikseerimisega teinud palju huvitavaid avastusi, leiutisi ja taipamisi. Näiteks üleeile vist öösel ma vaatlesin aegluubis tuumaplahvatust. Ma olin täpselt selle tuumapommi kõrval ja 1 miljardik sekundit vist niimoodi aeglaselt hakkas see plahvatus avanema ja ma nägin, kuidas toimus see molekulide tuumas molekulide nii-öelda paljunemine ja lõhkemine ja see oli nii selge visioon, ma sain seda niimoodi mitme nurga alt niimoodi korraga vaadelda nagu 5 dimensioonis, et ma samal ajal vene keeles luulevormis kirjeldasin seda protsessi, nagu panin selle poeesiasse. Mul on väga kahju, et ma
ei jõudnud seda luulet üles kirjutada, aga see oli nagu nii ehe ja samas nagu nii sügav taipamine ja kogemus näha sellist ühte kummalisemat protsessi nii lähedalt ja nii aeglaselt, et unes on sul tõesti võimed aega pidurdada, aega venitada, aega kiirendada, käia sündmustest eespool või tagapool, käia uurida ajalugu, uurida meie maakera, uurida teisi planeete. Kõik need võimalused avanevad sul läbi teadliku unenägemise. Teine huvitav juhtum oli mul eile öösel näiteks. See oli väga huvitav, kuidas mul naine ärkab tavaliselt minust varem ülesse. Mina magan kauem, aga nüüd korraga ma kuulsin läbi une, kuidas ta sosistas mulle kõrva. Ütles minu nime. Ja ma ärkasin selle peale üles, vaatan teda, ta ise magab. Ja siis tuli välja, et tal äratuskell ei läinud käima. Et ta läbi une, ehk siis tema uni tungis minu unenäkku. Et ta äratas mind selleks üles, et mina saaksin teda üles äratada. Kujutad ette. Ma algul nagu ärkasin üles, mõtlesin, huvitav, ta rääkis minuga, aga ta ju magab. Ja siis mõtlesin, aga mis ma siis tegema pean? Miks ta mind üles äratas? Ja siis mul tuli taipamine, ta pidi ju ärkama. Ja siis ma äratasin ta üles. Et sellised huvitavad asjad. Siis mul on olnud mingisuguseid huvitavaid leiutisi. Näiteks ükskord ma nägin unes selgelt, kuidas autodel on uksed ettepoole avanevad. Auto uksed avanevad mitte külgedele, vaid ette. Ja ma hakkasin seda teemat uurima. Ma tegin veel mingid joonised või sketšid peale seda unenägu, sest et see oli nii selge. See oli selline Mercedes, mis jäi minu ette seisma. Eest tulid uksed lahti, mu sõbrad tulid sealt seest välja ja mõtlesin, muidugi, auto peab avanema eest poolt. Sest et kui palju õnnetusi liiklusest toimub sellest, et inimesed tulevad külje uksest välja. Need, kellel on lapsed, need teavad, kui hirmus see on, kui laps läheb külje uksest välja ja sa tänava ääres pead auto kinni. Autod sõidavad mööda, võivad selle ukse maha sõita ja jumala eest veel kellegi, kes seal kõrval on. Nüüd, kui uksed avanevad ettepool autol ja sa väljad autost eest, siis sa ei satugi üldse tänava peale. See on välistatud. Ja siis ma mõtlesin edasi, huvitav, kui kõik autod avaneksid uksega ettepoole, siis, ja võiksid sõita, siis nad võivad ka parkida ennast niimoodi üksteise kõrvale. Kuid ette, kui seal on isegi selline magnetriba, nii et sa lähed teisele autole vastu, ja sõidad parklasse täpselt niimoodi, et olete külg külje kõrval ja uksed tulevad ette lahti ja keskel on siis, ütleme, selline suure kaubanduskeskuse selline jalgtee, uksed avanevad ettepoole, inimesed tulevad autost välja ja sellega saaks hoida kokku parkimisplatsidel kuskil 30% parkimisruumi ehk annaks sinna palju rohkem autosid paigutada. Sellised taipamised tulevad unenägudes ja neid on ka teisi. Ma olen kirjutanud laule unes, kirjutanud luulet ja saanud väga sügavaid taipamisi. Läbi selle, et ma toon rohkem teadlikkust unenägudesse. Ja niimoodi ma saan ka seal teha sellist loometööd, mis mind inspireerib. Sinu jaoks võib-olla see loometöö on mingisugune teine, mingisugune muu asi. Aga igal ühel on oma, kes tahab teha seal trenni, kes tahab kirjutada raamatuid, kes kirjutab luuletusi, laule, kes leiutab, kes mõtleb retsepte välja, mingisuguseid. Alles hiljuti meil oli aastavahetuse peol meie peakokk Maili. Tema ütles, et tema sai nüüd ühe retsepti, kas see oli koogiretsept või pikapoisi retsept, ma ei mäleta, ta sai selle unenäos. Ja nii, kui ta üles ärkas, pani selle kirja ja tegi ära ja ütles, et me saime kõik seda proovida viimase peal. Sai uue retsepti unenäost. Et vastavalt sellele, mis on sinu huvi, millega sa tegeled, kui sa treenid seda meelt, hakkad sa
nägema palju selgemaid ja kasulikumaid unenägusid. Üks väga efektiivne viis, kui siin on mõni näiteks kuulajatest keegi, kes magab üldse halvasti või ei mäleta üldse oma unenägusid või on raske neid meeles pidada, kirjutage, kui kellelgi on selline mure. Siis seal puhul võib aidata väga hästi selline asi, et tuleb magada väljaspool elektrivõrku ja Wi-Fi ja mobiililevi. Mis on selleks kõige parem koht? Minu jaoks kõige parem koht unenägude nägemiseks on näiteks, kui ma magan telgis ja ma lülitan ööseks telefoni välja. Telgis magades sul ei ole elektrivõrgustikku ümber. Lülitad telefoni välja, sa ei ole mingisuguses mobiili kiirguses ja samuti ei ole seal ühtegi Wi-Fi ruuterit ega muud asja. Kui sa oled kaugemal looduses, ei ole seal ka nii palju raadio- ja televisioonilaineid. Et kui see elektromagnet müra on vaigistatud ja on madal, sest et ka elektrijuhtmed tekitavad elektromagnetkiirgust, mis on 50 hertsi. Te teate kõik, et meie elektripistikud tekitavad siis 50 hertsi seda vahelduvat voolu ja see tekitab sellist müra, elektromagnetkiirgust. Ja kui sa selle ära võtad, siis korraga sinu unenäod lähevad palju selgemaks ja jäävad paremini meelde ka. No kindlasti mängib rolli toitumine, kui meil ei ole ennem magama minekut kõht väga tugevalt täis söödud. Aga mina söön tavaliselt üsna hilja ja minu puhul võib-olla see ei kehti. Üks asi, mis on ohtlik unenägude puhul, mille eest ma pean hoiatama ja siin tuleb selline teadlikkus väga kasuks. Ei soovita süüa unes mingisuguseid rohtusid või juua mingisuguseid kahtlaseid jooke või isegi toitusid, mida teile pakutakse. Selle kohta on meil üks Eesti nõid kirjutanud väga hea raamatu, ta on seda seal maininud, aga põhimõtteliselt võib unenäos sisse süüa endale mingisuguseid selliseid seadmeid või mingeid jälgimisseadmeid või mingisuguseid energia vampiirlusega seotud tehnoloogiaid, mis jäävad teiega kaasa käima peale sellist unenägu. Et siin tuleb treenida oma teadlikkust, et ei võta mingisuguseid rohtusid, ei lase endale süsti teha, ei söö mingit kahtlast toitu, ei võta mingi kahtlased jooke vastu, vaid hoiduta nendest. Need on päris tugevad manipulatsioonid, mida teie hingega saab teha unenäo faasis. Ja seda teevad siis erinevad olendid teistest sagedustest, teistest dimensioonidest, kes üritavad meie keha või meie hinge ära kasutada. Siis huvitav tähelepanek, mida ma märkasin valitsuste poolt. Teatud valitsused teevad ka sellist propagandat, kasutades unenägusid. Näiteks Venemaal inimesed näevad president Putinit unes. Ja ma mäletan, kui ma käisin Venemaal tihti Moskvas, siis ma kohtusin Putiniga mitmel korral unes. Meil olid väga huvitavad vestlused, ma kirjutasin pärast sellest isegi mingeid luuletusi. Ja kui ma rääkisin teiste inimestega Venemaal, siis nad ütlesid, et kui ma lugesin seda luuletust ette näiteks, ütlesid, et see on tavaline, et 100 000 venelased näevad iga öö unes Putinit ja ta on neile väga sõbralik ja nad saavad väga hästi temaga läbi ja et valitsus kasutab une faasi inimeste alateadvusse tungimiseks ja luuakse selline ilus kuvand riigivalitsejast, presidendist.
ja uskuge mind, see on nagu nii intensiivne ja nii tugev, see mees on nagu nii intelligentne ja nii sõbralik ja kui sa temaga suhtled, siis sa mõtled, et nagu päriselt, vau, milline mees. Ja kui sa mõistad, et seda tehakse tegelikult kasutades sellist tehnoloogiat, millest me keegi ei räägi ja ka keegi täpselt ei tea, kuidas see käib, aga on võimalik niimoodi inimesi mõjutada läbi une. Neid suunata, panna neile mingisuguseid seadmeid külge, et seetõttu selline teadlik une treenimine on tegelikult üks väga oluline ja suisa kohati isegi hädavajalik õpetus, mida kusagilt eriti ei saa. Aga nagu ma ütlesin, siis peamised viisid selleks on unenägude kirja panemine, pidev meelde tuletamine endale, et kontrollida keskkonda ka väljaspool uneaega, et kas ma magan, kas see siin kõik on päris, kontrollida lüliteid, katsuda enda ümber, kasutada mingisuguseid käemärke või mingisuguseid sümboleid, mis aitavad teil selgust saada, kas te magate või mitte. Ja nüüd, mis toimub, kui sa päeva jooksul mitu korda äratad ennast ülesse ja vaatled enda ümber, kas see on uni või mitte? Mõtle selle peale korra. Vaata, mida Jüri kirjutab. Nii, tere Jüri. Jüri ütleb, et suures plaanis 25% oma elust me magame. Ja vitamiinidest soovitab Jüri magneesiumi, glütsinaati on hea vorm. Okei, see on natukene praegu teemaväline. Aga kui Jüri ütles, et me magame oma elust 25%, siis mul on teile üks uudis. Me magame oma elust 95%. Ja kuidas see on võimalik? Kui ma ütlesin, et sa päeva jooksul proovid ennast üles äratada, siis ma pidasingi seda silmas, et sa peadki ennast päriselt üles äratama. Sest vaata, meil on ööuni, kus me oleme täiesti ebateadlikud. Ja meil on ka päevauni, kus me oleme vähem ebateadlikud. Aga enamus asju, mida me teeme, enamus tegevusi on meil nii automaatsed, nii harjumuspärased, et me tegelikult ei ole kohal. Me lülitame ennast välja autopiloodile, unistame millestki, mõtleme mingid kordussaateid, kordusmõtteid pidevalt, ketrame enda peas ja sellega me tegelikult magame. Me ei ole kohal, me ei ole siin ja praegu, me ei ole teadvel. Ehk et kui sa nüüd vaatled oma elu, sul on 2 unefaasi, ütleme suuremat faasi. Need muidugi liiguvad niimoodi, et faasid on ka muutuvad, aga peamiselt on sul ööunefaas ja päevaunefaas. Ja ka paljud šamaanid on, kui sa küsid nende käest, mis see päeva seisund siis on, nad ütlevad, et see on päevauni. Kui sa vaatad enda ümber ja kui sa hakkad ennast äratama päevasel ajal, hakkad sa korraga märkama, et kõik inimesed sinu ümber on autopiloodil ja tegelikult magavad. Väga hästi kirjeldas seda oma elutöös Gurdjiev. Kui sa tahad selle kohta rohkem teada, Gurdjievil on terved praktikat, kuidas olla ärkvel, kuidas äratada ennast päriselt üles, et sa päriselt oled üleval, sest need on hetked. Ja kuidas ära tunda neid hetki, kui sa olid ärganud, kui sa olid päriselt üleval või kohal. Need on need hetked, millest sul on mälestused, mida sa täpselt mäletad, mis juhtus. Näiteks, kui sul oli mingisugune autoavarii või poisina, kui sa kukkusid jalgratta peal. Kui see on sündmus, mida sa täpselt mäletad, kui sul oli autoavarii ja sa mäletad,
hetkeliselt, kuidas see kõik toimus. Sest tol hetkel see oli nii tugev elusündmus, et see äratas su üles. Ja need hetked, mida sa mäletad selgelt, nagu see oleks olnud eile, need on need hetked, kus sa tegelikult ei maga ja oled üleval päriselt. Ja neid ei ole palju, mõistad? Nüüd, miks veel on oluline teadlik une nägemine ja unefaasi teadvustamine? Selle kohta räägivad väga palju Tiibeti mungad oma surmaraamatus näiteks. Ja Tiibetis on selline usk ja õpetus, et suremist hakatakse õppima elu algusest peale. Algusest peale õpitakse, kuidas surra õigesti. Kuidas surra nii, et saaks väljuda samsaarast. Samsaara on siis see reinkarnatsiooni ring, mis lükkab meid kogu aeg põms ja tagasi. Ja miks me satume siia tagasi kordusklassi tegema uuesti ja uuesti ja ei mäleta seda seejuures, et me oleme siin juba olnud, mõni mäletab, aga enamusel on mälu kustunud, on see tõttu, et me sureme ebateadlikult. Ja surmahetk sarnaneb väga tugevalt uinumise hetkega. Samamoodi, kui sa jääd magama ja kukud unne, sarnaselt sa surmahetkel kaotad teadvuse ja sind lükatakse tagasi nii-öelda sellesse samsaarasse. Ja nüüd Tiibetis õpetatakse, kuidas säilitada teadvus. Ja teadvuse säilitamine surmahetkel on õpitav just läbi teadvuse säilitamise uinumise hetkel ja enese äratamisel, unefaasis ja teadlikul une nägemisel. Seda õpivad Tiibetis mungad aastaid, et suuta ennast hoida üleval ka unefaasis ja õppida niimoodi surmahetkel säilitama teadvust. Et siis teha teadlik valik ja liikuda välja sellest samsaara ringist ja sellest hingede vanglast, kus me viibime. Ja mina korraldan aastaid Eestis surmalaagreid, kus ongi võimalik õppida teadlikku suremist. Ma kasutan selleks Tiibeti surmaraamatut ja Vene surnute raamatut ja korjan sealt need teadmised kokku, jagan neid meestega, me õpime matmise rituaale, me õpime, kuidas suhelda surivoodil, kuidas mälestada kadunukest ja käime kõik need sellised matuse ja surmaga seotud protsessid läbi. Selle kohta leiab rohkem infot. Ma otsin teile kohe. Minu kodulehel on selline link nagu surmasuus. Ma panen siia selle lingi ka. See toimub kevadeti maikuus. Me lähme ühisele rännakule 13 mehega, kus me teeme selle surmarituaali läbi. Ma olen seda korraldanud kusagil 6 korda ja mehed, kes on käinud, algul me tegime naistele ka, aga praegu ma teen ainult meestele. Mehed on jaganud kogemusi, kus nad on muutnud oma elu täiesti pea peale, teinud elus olulisi muudatusi ja prioriteedid lähevad paika. Korraga, kui sa seisad surmaga silmitsi, ja elu jookseb silmest läbi, saad sa aru, kuidas sa oled oma elu raisanud, kuidas sa oled oma elu tühja elanud ja kui palju olulisi asju on sul tegemata. Ja peale seda mehed, paljud muudavad karjääri, hakkavad elama oma unistusi, lõpetavad destruktiivsed suhted ja lähevad täie rauaga peale. See on väga kasulik õpetus, mida ma soovitan
kõigil meestel korra elus ära proovida. Järgmine selline surmalaager toimub meil juba maikuus. Nii, meil on jäänud 10 minutit lõpuni. Kas kellelgi on küsimusi? Palun kirjutage kommentaaridesse, mis jäi arusaamatuks, mille kohta tahate täpsemat infot ja milliseid teemasid tahate käsitleda järgmistes YouTube'i laivides, mida ma siin teen. Sest et ma ise sõidan nüüd ära paari päeva pärast Aasiasse mõneks kuuks. Me teeme seal retriite Bali saarel ja ma kavatsen oma tehnika kaasa võtta, et ma saan ka seal vähemalt korra kuus teha selliseid laive. Järgmine kord tuleb see natukene võib-olla eksootilisem kusagil soojal maal, aga tõenäoliselt mitte nii hilja, sest et ajavahe on niivõrd suur, et võib-olla siis kella 5-6 paiku Eesti aja järgi saab toimuma järgmine live ja seda siis juba tõenäoliselt 4 nädala pärast. Aga niikaua, kui te mõtlete küsimusi, siis ma panen siia chatti teile ka selle lingi. Teeme lihtsamalt. Kõik, kes soovivad saada seda linki praegu käepärast ei ole, kõik, kes soovivad saada kvanttasandi meditatsioonirännakut, palun jätke oma meiliaadress siia chatti ja ma saadan teile selle meditatsiooni isiklikult. Saate selle oma meili peale ja saate iseseisvalt proovida. See kestab kusagil 11 minutit ja see, nagu ma tänase saate alguses rääkisin, see rännak viib sind teistesse paralleelreaalsustesse, kus sa saad ammutada oma oskusi ja teadmisi, et rakendada neid selles reaalsuses, selles elus. Nii, kas keegi praegu soovib saada seda meditatsiooni, siis on võimalik jätta mulle siia meili aadress. Ja ootan ka teie küsimusi meie tänase teema kohta. Üks hea viis teadliku une harjutamiseks on veel ka päeval selliste lühikeste unepauside tegemine. Kui sa magad näiteks mingisugune 15-20 minutit või pool tundi lõunauinakut, siis see on tavaliselt hästi selge, hästi ere ja kergesti meelde jääv selline kogemus, uni, mida sa suudad talletada ja ka kirja panna. Et mina soovitan seda kirja panemist hakata praktiseerima, et need unenäod jääksid sul alles. Võta kas või eraldi märkmik selleks, kus sa need unenäod kirja paned. Nii, aga kui küsimusi praegu rohkem ei ole, siis ma saadan veel siia ühe lingi, kus sa leiad, kus ma rääkisin sellest teadlikust unenägemisest ka pikemalt ühes saates. See saade oli siis Milline mees ja selle leiab minu kodulehel meedia all. Nii, Ergo ütleb, et YouTube ei lase aadresse vestlusesse saata. Okei, siis ma panen selle lingi siia. Praegu kõigepealt ma panen siia lingi sellest, kus te saate leida saate nimega Milline mees. Ja seal saate käigus ma räägin veel täpsemalt sellest teadliku unenägemisest ja jagan veel täiendavaid tehnikaid seal. Vaadake meedia alt saadet Milline mees. Mul on seal palju ka teisi saateid, aga ma usun, et te leiate üles. Ja
siis ma panen siia samma, ma otsin korraks selle lingi välja ja panen siia chati ka selle meditatsiooni. See video sisaldab siis sellist rännakut, mis aitab sul käia paralleelreaalsustes, et ammutada teadmisi ja oskusi enda igapäevaeluks. Nii et minu soovitus on sulle õppida, täiendada ennast ja kasutada ära ka seda aega, kui sa magad, et õppida midagi olulist või avastada enda juures või arendada enda oskusi. Kasuta seda aega võimalikult hästi ära. Ja kui sul tekib küsimusi, kirjuta mulle. Ma teen ka coach imist meestele, kus me teeme selliseid individuaalkoolitusi ja tegeleme sinu teemadega. Võid kas või kirjutada mulle, kui soovid näiteks eraviisilist vestlust. See on mu igapäevane töö, toetada nii mehi kui naisi sellel teekonnal, et üheskoos me saaksime kasvada ülivõimetega inimesteks. Ja ülivõimete all ma pean silmas päris ülivõimeid. Need mehed, kes käivad minu koolitustel ja coach imises, on omandanud väga võimsaid ülivõimeid, mida koolis ei õpetata. Nii et aitäh sulle. Kahjuks siin täna meil uue saate teema ei selgunud, aga ma loodan, et need, kes järelvaatavad seda saadet, saavad omalt poolt kommenteerida ja varsti selgub ka meie järgmise saate teema. Seniks aga soovin sulle veel head uut aastat ja kohtumiseni juba uutes põnevates rännakutes sinuga. Kes teab, võib-olla näeme üksteist ka unes. Aitäh!